Lugupeetud saadikud, annan üle arupärimise peaminister Michalile. Arupärimine on seotud Vene kodanike majandustegevusega seotud julgeolekuriskidega. Nimelt, Politsei- ja Piirivalveamet on usaldanud Koidula piiripunkti ooteala järjekorra haldamise eraettevõttele Rail Service OÜ. Ettevõtte lõplikud kasusaajad ärimehed Aleksei Tšulets ja Sergei Pasters, kelle ärid on seotud Venemaa ja Valgevene nafta söetööstusega. Samuti on nende ettevõtteid seostatud Venemaa varilaevastikuga. Ja ühe nendega seotud ettevõtte suhtes on Eesti prokuratuur alustanud kriminaalmenetlust sanktsioonide võimaliku rikkumise suhtes. Ja mida me siis näeme, et olukord on selline, et sõnades me Vene ohtu muidugi märgime, aga praktikas on see, et ülimalt strateegiline koht piirialal on antud kahtlase taustaga Vene ärimeeste kätte, sealt on saadud kätte luurajaid, sealt on kätte saadud korruptante, inimesed käivad edasi-tagasi Petserist tööl. Kujutage ette, no miks Petserist? Toogu juba Pihkvast või siis kuidas saab see nii olla, et need inimesed ju satuvad FSB võrku nii või naa ja tegelikult käidakse kümnete kaupa veel mitmetel töökohtadel Värskas ja mujal, kus võidakse sattuda FSB võrku. Igal juhul tahame küsida, kuidas valitsus hindab olukorda, et strateegilise tähtsusega piiripunkti teenuse osutamisel on tuvastatud ulatuslik korruptsioon, sanktsioonidega seotud kaubaveod ja luuretegevus. Ja samuti, kas valitsus on kaalunud võimalust muuta riigihangete või sisejulgeoleku tagamisega seotud nõuete regulatsiooni, nii et riigil oleks võimalik strateegilistes valdkondades välistada ettevõtted, mis on seotud Vene kodanikega. Aitäh! Aitäh!